Rohkem kui 2000 aasta jooksul keiserlikus Hiinas kasutas ainult üks naine avalikult riigi kõrgemat tiitlit. Teda ei kutsutud kuningannaks, ta ei valitsenud lihtsalt keisri naisena ega emana. Selle asemel kuulutas ta end Hiina keisriks. Tema nimi oli Wu Zetian. Ta suri üle 1300 aasta tagasi, kuid siiani on arvamused tema kohta endiselt lahknevad. Mõne jaoks oli ta tark ja võimekas juht, kes võitles meeste kontrollitud süsteemi vastu. Teiste jaoks oli ta julm naine, kes oli valmis isegi oma perekonna kõrvaldama, et võimu saada ja seda hoida. Paljude sajandite jooksul on temast ikka ja jälle räägitud tumedamas võtmes. Teda on kujutatud võimuahne, petliku ja halastamatuna. On vanu kroonikaid, mis süüdistavad teda oma enda lapse tapmises. Kuid nende lugudega on üks suur probleem. Paljud Wu Zetiani kohta käivad ülestähendused on kirjutatud ajaloolaste poolt, kes elasid pärast tema aega. Enamik neist kuulus süsteemi, mis uskus, et ainult mehed peaksid olema keisrid. Vana Hiina traditsiooni kohaselt peeti keisrit taevapojaks, meheks, kellel oli taevast saadud õigus valitseda. Seega, kui naine selle tiitli endale võttis, ei haaranud ta lihtsalt trooni. Selle asemel esitas ta väljakutsega kaua kestnud uskumustele. Milline on naise koht valitsuses ja ühiskonnas? Seetõttu on raske teada, millised lood tema kohta on tõsi ja millised on välja mõeldud tema nime mustamiseks. Selge on see, et Wu Zetian ei olnud lihtsalt tavaline naine, kes äkitselt võimule sattus. Lähme ja uurime tema lugu veelgi. Ta sündis 624 aastal jõukas peres. Tema isa oli valitsusametnik ja edukas kaupmees, kes toetas Tangi dünastia rajamist. Kuna tema perekond oli jõukas, õppis ta lugema, kirjutama ning uuris ajalugu, poliitikat ja kirjandust. See polnud tol ajal paljudele naistele tavaline võimalus. Kui ta oli 14-aastane, valiti ta keiserliku paleesse madalaastme konkubiini, ehk keiser Taizongi armukeseks. Konkubiin on naine, kes elab palees ja võib olla keisri kaaslane. Kuid mitte kõik konkubiini ei ole temaga lähedased. Igalühel neist on selge auaste ja paljud neist võistlevad, et tähelepanu saada. Keiserlik palee on väga suur. See on täis ametnikke, valvureid, teenreid, keisri naisi ja konkubiine. Sellises kohas ei piisa ainult ilust. Peab oskama inimestega läbi saada, poliitikat mõista ja vaenlastest hoiduda. Üks vale sõna võib su positsiooni hävitada. Ule anti alguses vaid madalametikoht. Pole ka kindlaid tõendeid, et ta oleks olnud keiser Taizongi lemmik. Aga palees olles nägi ta, kuidas töötab Ida-Aasia kõige võimsam valitsus. Ta õppis, kuidas keiser valib ametnikke, kuidas koostatakse korraldusi ja kuidas suured perekonnad võitlevad mõjuvõimu nimel. Kui keiser Taizong suri 649. aastal, arvati, et ka Wu elu palees saab läbi. Tava kohaselt saadeti keisri konkubiine, kellel polnud surnud keisriga lapsi, budistliku kloostrisse. Seal aeti neil juuksed maha ja nad elasid nunnadena. Tavaliselt ei pöördunud nad enam kunagi keiserlikku õukonda tagasi ning ka Wu saadeti sinna. Aga ta ei jäänud sinna kauaks. Ta tuli tagasi paleesse uue keisri Taizongi poja Gaozongi ajal. Kõik üksikasjad selle kohta, kuidas see juhtus, ei ole selged. Ajalooliste allikate kohaselt võis neil olla suhe juba enne Taizongi surma. Võimalik, et ta toodi paleesse tagasi ka Gaozongi naise ja lemmikkonkubiini vahelise võitluse osana. Mis iganes oli tõeline põhjus, just siin algas tema kiire tõus. Ta võitis keiser Gaozongi usalduse ja tema auaste hakkas järk-järgult tõusma. Neil sündisid lapsed ja tema positsioon palees muutus veelgi tugevamaks. Aastal 655 eemaldas Gaozong keisrinna vangi ja nimetas Wu uueks keisrinnaks. Samal ajal kaotas võimu ka tema teine rivaal, konsort Xiao. Siit algasid mõned kõige julmemad lood Wu kohta. Järgnevate kroonikute sõnul suri Wu vast sündinud tütar ja Wu süüdistas selles keisrinna vangi. On ajaloolasi, kes väidavad, et Wu tappis ise lapse, et oma rivaali hävitada. Kuid puuduvad otsesed tõendid selle kohta, kuidas laps tegelikult suri. Sest Wu vastu esitatud süüdistusi kirjeldavad jutustused kirjutati alles pärast sündmust. Ja neid võis mõjutada poliitika. Ning tugev vastuseis naissoost juhile on ka lugu, et keisrinna vangil ja konsort Xiaol lõigati käed ja jalad ära, enne kui nad pandi veini anumasse. Võimalik, et Wu lasi tõesti oma rivaalit tappa.
Keiserlikus õukonnas oli poliitika karm ja paljud meeskeisrid tegid samuti selliseid tapmisi. Aga selle loo kõige šokeerivamat detaili on raske täpselt tõestada, et see tõesti juhtus. Kindlam on see, et ta eemaldas edukalt kõik, kes tema tõusule takistuseks olid. Ja kui temast sai keisrinna, ei jäänud ta oma mehe varju vaikseks. Ta sekkus aktiivselt valitsemisse. Ta luges aruandeid, kuulas koosolekuid ja andis keisrile nõu. Gao Zong oli sageli haige. Kui tema seisund halvenes, läks üha rohkem kohustusi Wu kätte. Oli kordi, kui nad koos ametnikega silmitsi seisid. Neid kutsuti isegi 2 targaks, sest mõlemad osalesid juhtimises. Kui Gao Zong suri 683 aastal, sai Wuust Les keisrinnaks. See tähendab, et tema oli uue keisri ema. Ja ta võis valitseda reegendina, kuni tema poeg polnud veel valmis. Aga ta ei lubanud oma troonile pandud lastel pöelist vabadust saada. Üks tema lastest eemaldati troonilt vaid lühikese aja pärast, sest väidetavalt proovis ta ise otsuseid teha. Ta asendati teise lapsega, keda oli lihtsam kontrollida. Tal oli veel üks laps, Li Xian, kes oli kunagi kroonprints. Teda süüdistati reetmises, saadeti pagendusse ja hiljem sunniti enesetapule. Ei ole selge, kas just Wu andis käsu tema surmamiseks, kuid see juhtum näitab, et ta oli valmis seadma riigi võimu omaenda perekonnast ettepoole. Aastal 690 lõpetas Wu oma valitsemise trooni taga. Ta tagandas oma poja ja kuulutas end keisriks. Ja ta asendas Tang dünastia omaenda Zhou dünastiaga, kuid see ei kestnud kaua. Ta tegu oli tohutu rikkumine tavapärase süsteemi vastu. Esimest korda ajaloos ei olnud naine mitte ainult see, kes keisrit kontrollis, vaid ta ise sai keisriks. Ta oli üle 60 aasta vana, kui ta selle tiitli võttis, aga tegelik võim oli tal juba ammu enne seda. Kokku oli ta peaaegu pool sajandit valitsuses oluline jõud. Keisrinnana, leskkeisrinnana, reegendina ja hiljem keisrina kasutas ta karmid meetodeid oma vastaste vastu. Tal oli salapolitsei ja ta julgustas inimesi üles andma ametnikke, keda kahtlustati tema vastu olemises. Paljusid tõelisi ja kahtlustatavaid vastaseid uuriti, saadeti pagendusse või tapeti. Seetõttu pole ka õige kujutada teda vaid süütu ohvrina, keda ajalugu on valesti käsitlenud. Tõepoolest, mõned tema valitsemise osad olid väga julmad, kuid küsimus on, kas ta oli tegelikult julmem kui paljud meeskeisrid. Või pöörati tema julmusele lihtsalt rohkem tähelepanu, kuna ta oli naine. Järgmistel sajanditel varjutasid tema tegusid juhina peaaegu täielikult lood tapmistest ja reetmistest. Kuid on olemas teistsugust tõendusmaterjali, mis tasapisi maa seest välja tuleb. Endise Tangi pealinna Changani ümbruses, mis on nüüd osa kaasaegsest Xi'anist, on välja kaevatud palju iidseid hauakambreid. Nende sees leidsid arheoloogid maalinguid, rõivaid, ehteid, keraamilisi kujukesi ja pealiskirjadega hauakive. Need näitavad, kuidas inimesed elasid, mis tööd nad tegid, kuidas nad riietusid ja milline oli nende positsioon ühiskonnas. On olemas muusikute, teenijate, kaupmeeste, sõdurite, aadlike ja välismaalaste kujukesed, kes saabusid Hiinasse ulatuslike kaubateede kaudu. Need näitavad, et Chang'an oli rikas ja rahvusvaheline linn. On inimesi, kes pärinevad Kesk-Aasiast ja teistest piirkondadest, kes tõid kaasa tooteid, muusikat, moodi ja uusi ideid. Kuid neil oli veel üks märkimisväärne omadus. Mõnes Tangi ajastu hauakunstis võib näha naisi, kes ratsutavad hobustel, mängivad sporti ja kannavad riideid, mida tavaliselt seostatakse meeste või Kesk-Aasiast pärit välismaalastega. See ei tähenda, et kõik naised ja mehed oleksid kohe võrdsed olnud. Mehed kontrollisid endiselt suuremat osa riigivalitsemisest ja pereelust. Rikkad ja aadlikest naised olid samuti vabamad kui tavalised inimesed. Kuid tõendid näitavad, et mõnel naisel oli Tangi ajastul rohkem vabadust tegutseda, kui me arvame. Neil oli suurem roll avalikus elus, moes, meelelahutuses ja mõnes õukonna valdkonnas. Rõivad ja figuriinid ei suuda tõestada, et ainult Wu oli kõigi nende muutuste põhjus. Mõned neist olid alanud juba enne, kui temast sai keiser. Aga see, et naine oli kõrgeimal positsioonil, võis anda rohkem ruumi naistele, kes soovisid ületada varasemaid piir. Lugu muutus veelgi sügavamaks, kui arheoloogid leidsid esemeid, mida oli varem tuntud vaid iidsetest tekstidest. Üks neist oli väga uhke fööniksi kroon Tangi ajastust. Fööniks on sümbol, mida on kaua seostatud keiserliku perekonna naissoost liikmetega.
kroon koosnes kullast, metallkaunistustest ning paljudest väikestest vääriskividest ja pärlitest. See ei olnud lihtsalt tehe. See näitab omaniku rikkust, käsitööliste oskusi ja selle naise kõrget positsiooni, kellele see kuulus. Sajandeid said ajaloolased sellistest kroonidest ainult lugeda. Nüüd on olemas tõeline ese, mida saab uurida. Ja mida rohkem tõendeid leitakse, seda selgemaks saab, et vana kujutis Wu Zetianist kui lihtsalt julmast ja ahnest naisest ei ole piisav. See ei kustuta tõsiasja, et tema valitsemise ajal suri inimesi. Aga see näitab, et tema lugu on palju laiem kui kuriteod, mida talle on süüks pandud. Et teada saada, milline oli tema tegelik mõju Hiinale, peame vaatama mitte ainult tema vastaste kirjutatut, vaid ka seda, mida tema enda ajast on järele jäänud. Li Zui hauakambrist leitud Fööniksi kroon ei ole lihtsalt kallis ehe. See on ka selge tõend sellest, kui jõukas oli Tangi Hiina ja kui laialdased olid selle sidemed muu maailmaga. See on valmistatud väga detailirohkelt. Käsitöölised kasutasid õhukesi traate, väikseid kuldhelmeid, pärleid, pärlmutterit, klaasi ja värvilisi kive. Kui vaadata tervikut, näeb see välja nagu lind, kellel on saba laiali. Veelgi olulisem on materjalide päritolu. On olemas kive ja kaunistusi, mis võivad pärineda Kesk-Aasiast, Indiast, Iraanist ja India ookeani piirkondadest. See tähendab, et mõned selle krooni osad reisisid tuhandeid kilomeetreid, enne kui jõudsid Changani. Li Zui oli pärit Tangi kuningliku perekonna kaugemast harust ja suri mitu aastakümmet pärast Wu Zetiani aega. Seega ei ole kroon otsene tõend Wu isikliku valitsemise kohta, kuid see näitab, millist rikkalikku, kunstiliselt kõrgetasemelist ja teiste riikidega seotud ühiskonda Tangi ajastul loodi. Kui tema haud avati, polnud seda vargad puutunud. Leiti isegi ehted, mis olid kunagi tema juustes olnud. Spetsialistid panid väikesed tükid ükshaaval kokku, et peaehe uuesti taastada. Li Zui hoidis käes ka jaadeist siidiussikest. Siidiuss on tähtis, sest sellest saadakse siid, mis on üks Hiina tähtsamaid tooteid. Siidi kasutatakse riiete valmistamiseks, kingitustena valitsejatele ja kaubanduses. Selle väärtus on väga kõrge, sest see on kerge, ilus ja seda on raske valmistada. Seda vahetati hobuste, klaasi, vääriskivide, vürtside, metalli, ravimite ja teiste Hiinast väljaspool pärit toodete vastu. Siin muutus tähtsaks Chang'an. See ei olnud ainult riigi pealinn. See oli ka suur kaubanduskeskus, kus kohtusid erinevad tooted, inimesed, religioonid ja ideed Aasia eri osadest. Siiditee ei olnud üks ainus tee. See oli lai võrgustik marsruute, mis ühendas Hiinat, Kesk-Aasiat, Indiat, Pärsiat, Lähis-Ida ja Euroopat. Nendel marsruutidel ei liikunud ainult kaubad. Koos nendega reisisid ka kaupmehed, mungad, diplomaadid, käsitöölised, muusikud ja teadlased. Nad kandsid endaga kaasa oma toitu, muusikat, riietust, uskumusi ja tehnoloogiat. Seetõttu sai Chang'anist üks suurimaid ja oma aja kõige rahvusvahelisem linn. Selle turgudel sai osta kohalikku siidi ja keraamikat. Koos imporditud klaasi, vürtside, vääriskivide, metallitöö ja toiduga kaugematest paikadest. Seda seost võib näha ka välismaiste saadikute freskodel, kes külastasid keisriõukonda. Alati ei saa täpselt kindlaks teha, kust iga inimene freskol pärineb. Aga on selge, et paljud välisdelegatsioonid külastasid Tangi õukonda kaubanduse, diplomaatia, kingituste või sõjaliste kokkulepete eesmärgil. Wu Zetiani jaoks oli diplomaatia väga oluline. Ta ei hoidunud sõjalise jõu kasutamisest, kuid ta kasutas ka saadikuid, lepinguid, andameid ja suhteid naaberriikidega. Aastal 692 vallutasid tema väed tagasi olulise Tangi positsiooni Tarimi basseinis. See oli oluline, sest selles piirkonnas kulgesid teed, mis ühendasid Hiinat ja Kesk-Aasiat. Kui valitsus kontrollis oaasid, teid ja sõjaväeposte, oli karavanide kaitsmine lihtsam. See ei muutnud siiditeed siiski täielikult turvaliseks. Oht bandiitide, sõdade, kohalike ülestõusude ja äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu püsis endiselt. Kuid tugevam Tangi kohalolek aitas kaubandusel ja suhtlusel elus püsida. Chang'ani linnas oli 2 peamist turgu. Idaturg oli ametnikele ja rikastele peredele lähemal. Lääneturg oli tuntud välismaiste kaupmeeste ja imporditud toodete poolest. Seal sai osta toitu, kangast, metalli, ravimeid, lahka ja kirjutusvahendeid. Seal olid laod, kanalid, sillad ja teed, mida mööda sõitsid vankrid. Arheoloogid leidsid maapinnalt isegi rattajälgi. Valitsus jälgis hoolikalt hindade, mõõtude, avamisaegade ja turu korrapidamist.
Siiditee kaudu jõudsid Hiinasse viinamarjad, seesamiseemned, vürtsid, klaasnõud, vääriskivid ja muusikariistad. Seega ei rikastanud see mitte ainult keiserliku riigikassat. See muutis ka inimeste toitumoodi, muusikat, kunsti, religiooni ja igapäevaelu. Wu Hushechan ei olnud see, kes Siiditee algatas. See oli olemas juba ammu enne tema sündi. Aga tema võimu ajal säilitas ja tugevdas valitsus seda olulist marsruuti kaubanduse, diplomaatia ja julgeoleku jaoks. Koos rikkuse saabumisega pealinna kasutas keiserlik õukond ka arhitektuuri, et näidata oma võimu. Üks selle suurimaid sümboleid on Tamingi palee. Wu ei olnud esimene, kes selle ehitas. Seda alustati keiser Taizongi ajal ja laiendati keiser Gaozongi ajal. 663 aastal kolis sinna keiserlik õukond. Kuna Wu osales juba aktiivselt valitsemises, sai sellest tema poliitilises elus oluline koht. Kogu kompleks on väga suur. Seal on avarad sisehoovid, tseremooniasaali, valitsuse kontorid, eluruumid, aiad ning kohad spordi ja meelelahutuse jaoks. Danfengi värav on suur lõunapoolne sissepääs. See on kujundatud kõrge ja laiana, et igaüks, kes sisse astub, tunneks kohe keisri võimu. Enne peamiste saalide juurde jõudmist tuleb läbida avarad, avatud alad. Selle sõnum on lihtne. Üksikisik on impeeriumi ees väike. Üks tähtsamaid hooneid seal on Hanyuani saal, kus toimuvad suured tseremooniad ja välissaadikute vastuvõtud. Seal on ka lindisaal, mida kasutatakse bankettideks, diplomaatilisteks kohtumisteks ja vastuvõttudeks, samuti muusika ja tantsuetendusteks. See ei ole ainult uhkeldamine, see on poliitiline strateegia. Kui külalised imetlevad palee suurust ja õukonna rikkust, muutub sõnum, et Tangi Hiina on võimu kese veelgi tugevamaks. Samuti on lihtsam veenda teisi riike kaubandust tegema, andamit tooma või konflikte vältima. Tamingi palee ei ole lihtsalt lihtne elukoht. Siin arutatakse seadusi, makse, sõjalisi kampaaniaid, ametnike määramisi, välissuhtlust ja toiduvarustust. Siia jõuavad ka uudised kaugematest provintsidest ja piirilt. Kompleksi sees on näha Wu Zetiani juhtimise kahte palet. Ühelt poolt valitseb range kontroll ja hirm poliitiliste vaenlaste ees. Teiselt poolt on tegemist valitsusega, mis on ühenduses teiste riikidega, teenib kasumit kaubandusest, võtab vastu väliskultuuri ja suudab säilitada väga suure võimukeskuse. See ei tähenda, et iga Hiina piirkond oleks olnud rikas ja rahulik. Kuid on selge, et tema ajastu ei toonud kaasa ainult hävingut. Väljakaevatud ehted, imporditud materjalid, turud, seinamaalid ja paleede vundamendid näitavad palju keerulisemat tegelikkust. Hiina Wu Zetiani ajal oli tugev, rikas ja rahvusvaheline impeerium. Ja ta kasutas kaubandust, diplomaatiaid, sõjaväge ja arhitektuuri, et näidata, et just tema on tõeline võimukese. Tamingi palee ei olnud mitte ainult väga suur, ka selle asukoht oli erakordne. Endine keiserlik palee asus Changani põhjaosa keskel vastavalt traditsioonilisele pealinna paigutusele. Kuid Tamingi palee ehitati väljapoole vanalinna müüri. Wu Zetiani jaoks sai sellest tema võimu uus keskus. Siin sai ta jätta maha oma kuvandi endise madala staatusega konkubiinina ja näidata end tõelise tugeva impeeriumi juhina. Aga Wu teadis, et suurest paleest ei piisa. Tal oli vaja ka tavaliste inimeste toetust. Üks tema võimsamaid relvi oli budism. Sel ajal järgnes sellele usule palju hiinlasi. Lisaks oli budism avatum naisele, kellel on kõrge vaimne ja poliitiline autoriteet, kui traditsiooniline konfutsionistlik süsteem. Wu kasutas budistlikke õpetusi, et näidata, et tema valitsemisel on taevaõnnistus. Ta toetas templite, pagoodade ja kujude ehitamist ning taastamist. Pühade budistlike tekstide massiline kopeerimine ja tõlkimine. Üks hoonetest, mida temaga seostatakse, on suur metsiku hane pagood Changanis. See ehitati esmakordselt 652 aastal, et hoida budistlikke pühakirju, mille tõi Indiast mung Xuanzang. Kui algne ehitis hävis, ehitati see uuesti üles Wu Zetiani ajal. See tehti kõrgemaks ja muljetavaldavamaks, et seda oleks näha ka linna kaugematest osadest. Selle täpne endine kõrgus ei ole teada, kuid on selge, et see oli üks oma aja suurimaid budistlikke ehitisi. Wu seos Longmeni koobastega Luoyangis on veelgi selgem. Kogu piirkonnas on tuhanded budistlikud kujukesed, mis on uuristatud koobastesse ja mäekülgedele. Neist suurim on Bairoka Virohana Buda,
mille kõrgus on üle 17 meetri. Bairoka Virohana symboliseerib valgust ja jõudu, mis ulatub üle kogu maailma. Wu andis selle monumendi rajamiseks suurt toetust. On juba ammu usutud, et kujunägu on inspireeritud Wu Zetiani näost. Kuid selle kohta pole veel piisavalt tõendeid. Kindel on see, et ta kasutas seda projekti, et siduda oma valitsemine budismi jõu ja tarkusega. Religioon polnud ainus põhjus, miks ta võimul püsis. Wu mõistis ka, et riiki on raske juhtida, kui inimesed ja sõdurid on näljased. Luoyangi linnas kasutas valitsus suuri viljahoidlaid, et ladustada teravilja, mida toodi teistest piirkondadest jõgede ja kanalite kaudu. Püramiidi paigutati sügavatesse ja suurtesse hoiuaukudesse. Need kaeti hoolikalt kinni, et vesi, õhk, rotid ja putukad ei pääseks ligi. Seda varu võidi kasutada ametnike ja sõdurite palgaks ning toiduks. Seda võidi ka välja anda, kui saak oli napp, hinnad kõrged või oli mõni õnnetus juhtunud. Wu ei olnud esimene valitseja, kes kasutas riiklikke viljaaidasid. Selline süsteem oli Hiina valitsuse osa juba ammu. Kuid tema võimu ajal oli Luoyang oluline poliitiline ja varustuskeskus. Suured toiduhoidlad aitasid toetada pealinna, sõjaväge ja valitsust vajaduse ajal. Ta ei saanud ka täielikult loota vanadele aristokraatlikele perekondadele. Paljud neist olid naiskeisli vastu. Seetõttu laiendas Wu andekate ametnike otsingut väljapoole traditsioonilist eliiti. Ta andis suurema tähtsuse keiserlikele eksamitele ja isiklikele võimetele. Selle tulemusena said rohkem haritud mehi peredest, kellel polnud tugevaid sidemeid õukonnaga, võimaluse valitsusse pääseda. Süsteem ei olnud siiski kõigile avatud. Eksami ettevalmistamiseks oli endiselt vaja raha ja haridust. Kuid see aitas vähendada mõnede võimsate suguvõsade kontrolli ja võimaldas Wuul luua uue ametnike rühma, kes sõltusid temast otsesemalt. Tema õukonnas oli ka naisi, kellel oli suur mõjuvõim. Kõige tuntum neist oli Shangguan Wanner. Tema isa ja vanaisa karistati pärast Wuule vastuhakkamist. Shangguan kasvas üles paleeteenrina, kuid tema oskused kirjutamises, kirjanduses ja riigiasjades jäid silma. Naised seisid samuti vastu Shangguan, et ellu jääda. Ellu jääda keiserlike korralduste järgi. Tal oli õukonna poliitikas suur roll, mistõttu kutsuvad tänapäeva kirjanikud teda naispeaministriks. Aga see ei olnud tema ametlik tiitel. Õigem oleks öelda, et ta oli mõjukas nõunik, kirjanik ja paleametnik, kellel oli otsene ligipääs kõrgeimale juhile. Tema tõus näitab, et Wu oli valmis kasutama andekaid inimesi, isegi kui nad olid naised või pärinesid kunagistest vaenlaste perekondadest. Aga see ei tähenda, et kõigi naiste olukord oleks olnud võrdne. Mõnedel naistel oli tangeajastul rohkem vabadust riietumises, äris, reisimises, abiellumises ja avalikus elus osalemises võrreldes teiste ajastutega. Kuid enamik valitsusest, varast ja perekonnast jäi meeste kontrolli alla. Õigem oleks öelda, et Wu ja tema taoliste naiste, nagu Xiangguan Vaner kohalolek, laiendas naiste nähtavat rolli õukonnas. Pärast Wu aega püüdsid järgmised valitsejad taastada endise meeste kontrolli. Xiangguan Vaneri haud leiti 2013 aastal. Osa sellest oli tahtlikult hävitatud, kuid pole kindel, kes täpselt selle käsu andis ja millal hävitamine täpselt aset leidis. Tema epitaaf näitab, et tema elu oli palju keerulisem, kui vanad lood räägivad. Ta ei olnud lihtsalt Wu või mõne teise valitseja käsualune. Tal oli ka oma poliitiline positsioon ja väidetavalt üritas ta mitu korda ohtlikku võimuvõitlust takistada. Siiski ei suuda Wu saavutused kustutada tema valitsemise verist poolt. Ta kasutas informaatorid, salapolitseid, uurimisi, pagendamist ja hukkamisi kahtlustatavate vaenlaste vastu. Paljud kuningliku perekonna ja aristokraatia liikmed surid tema valitsemise ajal poliitilistes konfliktides. On ka lugusid, mis seostavad teda tema lapselapse printsess Yongtai surmaga. Mõnede vanade ajalooallikate kohaselt karistati printsessi, tema abikaasat ja tema õde-venda pärast seda, kui nad kritiseerisid Wu lähedasi soosikuid. Kuid printsessi hauakirjas on vihjatud millelegi muule. Võimalik, et ta suri raske raseduse või sünnituse tõttu. Seega ei saa kindlalt väita, et Wu käsul ta mürgitati. Manaallikad räägivad üksteisele vastu ja pole piisavalt tõendeid, et mõrv oleks kinnitatud. See on kõige raskem osa Wu Zetiani uurimisel. Pole õige kohe uskuda iga julma lugu tema kohta, kuid samuti pole õige kujutada teda lihtsalt süütu ajalooofrina. Ta kasutas tõepoolest vägivalda oma positsiooni kaitsmiseks. Seda tegid ka paljud meeskeisrid, aga see ei tee tema tegusid vastuvõetavaks.
Vananedes muutus õukond veelgi segasemaks. Suurt mõju omasid õed-vennad Jiang Yiji ja Jiang Changchong, kes olid Wuule lähedased. Paljud ametnikud uskusid, et nad kasutavad oma suhet vana keisriga selleks, et kontrollida ametise nimetamisi ja valitsuse otsuseid. Samal ajal jätkus vastasseis Wuzhou dünastia toetajate ja nende vahel, kes soovisid taastada Tangi kuningliku perekonna. On ka tõendeid, et vaimse andestuse otsimine oli tema jaoks oluline. Aastal 700 lasi ta valmistada väikese kuldplaadi ja saatis selle Songimäele, mis on üks Hiina pühamägedest. Sellele oli kirjutatud palve tema pattude andestamiseks. Tahvli leidis üks talunik rohkem kui 1200 aastat hiljem. See on ainus teadaolev isiklik ese Wu Zetianilt, millel on selge graveering, mis viitab otseselt temale. Me ei tea, kas ta tõesti kahetses või oli see osa avalikust usutseremooniast. Kuid on selge, et ta soovis näidata, et tunnistab oma patte. Patusliku inimesena, kellel on patte, vajab ta andestust. Kui tema keha nõrgenes, muutusid tema vaenlased üha tugevamaks. Aastal 705 siseles grupp kõrgeid ametnikke ja kindraleid paleesse. Nad tapsid Xiangi vennad ja sundisid Wud andma trooni tagasi oma pojale Chongchongile. Ta astus ametlikult tagasi. See polnud täielikult vabatahtlik troonist loobumine. See juhtus pärast seda, kui tal polnud enam jõudu riigipööret peatada. Ta oli siis üle 20 aasta vana. Vaid mõni kuu hiljem suri ta. Tang dünastia taastati ja Wu maeti koos oma abikaasa, keiser Gaozongiga Xianlingi mausoleumi. Mausoleumi kompleks on suur ja ehitatud ümber mäe. Tee ääres hauani on sõdurite, ametnike, loomade ja välismaiste saadikute kujud. Need kujud näitavad kunagi nende valitsetud impeeriumi ulatuslikke sidemeid ja mõju. Seal on üks asi, mis on saanud Wu Zetiani kõige kuulsamaks sümboliks. Suur kivimonument, mille esiküljel ei ole ühtegi ametlikku ülistust kirjutatud. Seda nimetatakse sõnatuks teleks. On erinevaid seletusi, miks see jäeti tühjaks. Võib-olla uskus ta, et sõnadest ei piisa tema saavutuste kirjeldamiseks. Võib-olla jättis ta järgmisele põlvkonnale võimaluse tema üle otsustada. Võimalik, et tema perekond ei jõudnud kokkuleppele, kuidas kirjeldada naist, kes võttis endale keisri tiitli ja ajutiselt asendas Tang dünastiat. Me ei tea kindlalt, mis oli tõeline põhjus, kuid talle sobib monumendi vaikus. Wu Zetian ei olnud lihtsalt kangelane ega ka lihtsalt kurikael. Ta oli osav poliitik, kes kasutas religiooni, kaubandust, toiduvarusid, valitsusreforme, propagandat ja sõjalist jõudu, et tugevdada impeeriumi. Ta andis võimaluse andekatele inimestele, kes ei kuulunud kõige mõjukamatesse peredesse. Ta näitas ka, et naine suudab juhtida süsteemis, mis on loodud meeste jaoks. Kuid samal ajal kasutas ta hirmu ja vägivalda nende inimeste vastu, kes võisid talle takistuseks saada. Üle 1300 aasta pärast tema surma on tema monument endiselt tühi. Mitte sellepärast, et tema kohta poleks midagi rääkida, vaid sellepärast, et tema elus on nii palju vastukäivaid tõdesid, et neid ei saa ühte hinnangusse mahutada.